Tere tulemast tagasi, jätkame koolitusprogrammi uue mooduliga, mis aitab teil samm-sammult ellu viia digimuutusi teie ettevõttes. Minu nimi on Raul Varrak ja mina olen Lean Digitali ärikonsultant. Selles moodulis anname teile siis ülevaate digimentori olemusest, tema rollist digiprojektides ja see moodul koosneb 2 osast, millest esimeses keskendume siis rohkem digimentori olemuse kirjeldamisele, tema rollidele digiprojektis ja kasule, mida ettevõtja saab koostöös digimentoriga. Mooduli teises osas räägime siis, kuidas digimentoreid leida ja vaatame, milliseid toetusmeetmeid kasutada õnnestuks. Selle koolituse eesmärk on anda teile ülevaade digimentori olemusest ja koolituse läbinu teab, kes on digimentor, oskab teda kaasata digiprojektidesse ja saab aru väärtustest, mida digimentor selles koostöös luua võib. Nüüd eelnev koolitusosa tutvustas teile digitaliseerimise eeliseid, siis kui te nüüd olete otsustanud alustada digitaliseerimisega, siis ilmselt on teil üsna palju küsimusi. Ja see on täiesti normaalne olukord, sest neid küsimusi tekib ka sellest teekonnas edasi. Aga üheks variandiks digitaliseerimisega edukalt edasi liikuda olekski siis digimentori kaasamine. Digitaliseerimine aitab ettevõttel luua selgust, tõsta efektiivsust, teha paremaid otsuseid. Aga millest siis alustada ja kuidas orienteeruda kirjavas digimaailmas? See on tihtipeale küsimus, mis ettevõtteid vaevab ja paneb neid siis muretsema. Kuna tarkvarade valik on üsna kirev, on erinevaid võimalusi palju, siis on võib-olla esmaselt raske aru saada, millisest nendest peaks alustama ja millised üldse on need teile sobivad lahendused. Et õige digilahendus leida, tuleks neid osata hinnata, aga ka see võib olla keeruline, sest digilahenduse kasutusele võtmise kaalumisel tuleb hinnata väga erinevaid aspekte ja kuidas võtta arvesse seda, kas mõni odavam tarkvara kaalub üle selle, mis on kasutusmugavuse poolest kehvem või vastupidi. Ka võib-olla tihtipeale olukord, kus ettevõtja on igapäevatöös ka niivõrd hõivatud, et tal ei jagugi üldse aega digitaliseerimisega tegelemisega. Kuna digitaliseerimine nõuab omajagu tähelepanu ja vajab ressurssi, siis see võib olla tõsine takistus tööl edasi liikumiseks. Digitaliseerimise investeeringuid on väga erinevates suurusjärkudes, kuid kuidas saada aru, mis on need peamised digivahendid, mis teil kasutusel peaksid olema, mis on just see, mis teile kõige rohkem edu annab, on omakorda jällegi küsimus, mis võib tekitada palju peavalu. Aga et nüüd rääkida digimentori olemusest lähemalt, siis vaatame kõigepealt, kes on üldsegi mentor. Et mentorlusest rääkida, siis peame me ajas üsna palju tagasi minema. Mentorluse mõiste juurde jõuame me Vana-Kreeka eepose Odüsseia puhul, mis siis avaldati kuskil 12.–13. sajandil enne Kristust. Kui nüüd kuningas Odüsseus Trooja sõtta läks, usaldas ta oma poja Telemakose juhendamise mentori nimelise targa inimese hoolde. Ja sealt maalt alates siis ongi sündinud mentorluse mõiste. Ehk siis mentor ei olegi midagi väga keerulist, vaid üsna lihtne, et ta on siis selline kogemuste ja teadmistega usaldusväärne inimene, kes siis aitab saavutada eesmärke. Mentorluses on üldjuhul 2 osapoolt. On siis mentor ehk siis juhendaja ja on mentee, kes siis on juhendatav
ja nendel ongi siis väga erinevad eesmärgid. Mentee soovib siis võimalikult palju mentori kogemustest õppida ja mentor siis soovib jällegi anda midagi, mida ta on elu jooksul kogenud. Nüüd me teame, kes on mentor, aga kes on siis digimentor? Üsna sarnaselt mentorile on siis digimentor kogenud ja usaldusväärne nõuandja digitaliseerimise valdkondades. Rõhk just sõnal kogenud, ehk ta on varasemalt siis kokku puutunud erinevate digilahenduste juurutamise digiprojektidega ja usaldusväärne, ehk tal on teatud selline taust, mis annab meile siis julguse temaga asju edasi ajada. Ekspert, kes aitab ettevõttel mõista digitehnoloogiate võimalusi, tundub küll hästi lihtne, aga digitehnoloogial võib olla väga palju erinevaid võimalusi. Kas need kõik teile just kasu toovad, on raske hinnata, aga kui te näiteks müügimehega räägite, siis ilmselt on see tulemus natukene teine kui digimentori suust tulnud arvamus. Tegutseb ettevõtte vajadusest lähtuvalt juhendajana, mitte müügimehena. See eelmine müügimehe näide oligi teadlikult toodud, sest mentori tegevuspõhimõte on just see, et tema lähtub siis ettevõtte vajadustest ja tal ei ole mingisugust survet teile mingit konkreetset lahendust pakkuda, vaid tema tahab teile pakkuda just teile kõige sobilikuma lahenduse. Erinevalt siis müügimehest, kellel on igasugused näitajad ja eesmärgid, mida ta siis täitma peab. Digimentori erinevus konsultandist ja projektijuhist. Et digimentori ülesanne eelkõige on siis sellise suure pildi loomine, ettevõtte suunamine ja mõtlemise ja võimekuse arendamine. Ja mis kõige tähtsam pole, siis digimentor on toeks meeskonnale selle muutuse juhtimisel. Kui me nüüd vaatame konsultandi rolli, siis konsultandi roll erineb selle poolest, et konsultant on pigem ekspert. Ta teab mingit oma ala väga süvitsi ja oskab öelda, et kuidas asjad peaksid olema. Ja jällegi projektijuhi vaatevinklist võrreldes, siis projektijuhi ülesanne on eelkõige juhtida projekti ja see projekt siis eelarve ja tähtaegade piires edukalt siis finišisse saada, ehk siis selline teeme ära roll on projektijuhina omane. Digimentor võib-olla sekkub vähem sellistesse põhitegevustesse ja on vähem nagu tegevusetega kohal, aga küll pigem rohkem nõu andmise ja suure pildi määratlemisega. Ehk siis digimentor on eelkõige sinu ettevõtte digiarengu partner ja toetab siis ettevõtte digilahenduste valikul ja kasutuselevõtul ning aitab näha võimalusi ja vältida riske. Et neid võimalusi näha on kindlasti võimalik ettevõtjal endal alustades digitaliseerimisega, aga kogemusest tulenevalt riskide vältimine on midagi, mida on väga raske teha, kui sul kogemust ei ole. Fookuses on ettevõtte tegelikel vajadustel, mitte tehnoloogial, ehk siis ei ole oluline, mis tehnoloogiaga me neid muresid lahendame. Peamine on see, et need mured saavad lahendatud. Ja siin on siis mõningad näited toodud sellise ideaal digimentori profiilist. Ehk siis mida peaks üks ideaalne digimentor teadma ja millistes alades orienteeruma. Esimese asjana on siis protsesside kaardistamine ja analüüs. See nüüd on ülioluline oskus digimentori jaoks selleks, et üldse aru saada, mis teie ettevõttes toimub, mis probleemid seal on ja millega me üldse tegelema. Järgmisena digitaalsete töövoogude mõistmine läheb jällegi samasse kategooriasse, ehk siis aru saada, kuidas on tänased töövood lahendatud, mis on digitaliseeritud, mida võiks digitaliseerida,
see on midagi, millest siis digimentor peab üsna kiiresti aru saama. Digilahenduste võrdlemine, ehk siis digimentoril on üldjuhul oleks hea, kui on olemas ülevaade erinevatest digilahendustest, mida võib kasutada ja seeläbi oskab ta paremini teha võrdlusi. Ja selline üldine IT-süsteemide tundmine, ehk siis arusaamine, kuidas tänapäeval üldsegi IT-süsteemid toimivad laiemas mõttes, milliseid teisi süsteeme saaks sinna liidestada ja kuidas üldsegi see keskkond ettevõtte mõttes kokku töötab. Nüüd väga oluline teema, mis digiprojektides esile tuleb, on muutuste juhtimine, kuna iga digirakendus, mida te kasutusele võtate, muudab teie ettevõtte äriprotsesse ja toimimisprotsesse, siis igasugune muutus, mis sellega kaasneb, on ka muutus, mida on vaja juhtida. Ja seda oleme näinud väga tihti just selliste projektide juurutuse lõppetapis, kus kõik nagu tehniliselt on tehtud õieti, kuid tegelikult asi tööle ei hakka. Ehk siis on unustatud ära inimesed, kes seda kasutama peavad hakkama ja pole nähtud vaeva muudatuste juhtimisega. Nüüd järgmine selline oluline oskus on strateegiline planeerimine ja see on nüüd midagi, mis digiarengu puhul kindlasti on oluline teada, sest tihtipeale digiarengut ei saa teha ühe päeva või ühe nädala jooksul, vaid tuleb neid erinevaid liigutusi siis ajaliselt planeerida, et see ei osutuks ettevõttel liigselt koormavaks. Seega, mis on need esimesed sammud, mida on vaja teha, mis on järgmised sammud ja kuidas see strateegilises plaanis kõik kokku kõlab. Järgmine oskus ehk projekti juhtimine, samamoodi ülivajalik, sest digilahenduste juurutamine üldjuhul on selline projekti tüüpi ettevõtmine. Ja kuidas seda planeerida, kuidas seda ellu viia, sellest arusaamine peaks kindlasti olema digimentori tööriistakastis. Mida aeg edasi järjest rohkem on vaja ka digimentoril andmeanalüüsi oskusi, ehk siis andmeanalüüsi andmetepõhine juhtimine. See on midagi, mis on siis digitaliseerimiseks üheks selliseks tulemuseks, mis siis ettevõtja elu teeb kergemaks, saada faktipõhiseid aruandeid ja teha faktide põhjal otsuseid. Ja loomulikult tehnilise info tõlkimine ja kõik sellega kaasnev. Et veelgi seda digimentori mõistet teie jaoks nagu selgemaks teha, siis oleme toonud siia ka sellise punkti sisse, et vaatame nüüd seda, kes meil kindlasti ei ole digimentor. Ehk nagu seal eelnevalt ka läbi käis, siis tarkvara müügiesindaja ei ole digimentor. Nad võivad küll seda teinekord üsna edukalt teha ja võivad teile ka nõu anda, aga siiski tuleb meeles pidada, et tarkvara müügiesindajatel on ikkagi oma eesmärk müüa tarkvara. Ja see ei pruugi minna kokku teie ettevõtte eesmärkidega saada kasu sellest tarkvarast. Ehk selline sõltumatu nõu ja selle inimese sõltumatus on väga olulisel kohal. Nüüd süsteemi arendaja või programmeerija võib olla ka tihti inimene, kes on sattunud nõustajaks, kui ta on mõne eduka rakenduse ellu viinud või tööle pannud, siis võib tekkida selline ootus, et äkki ta suudab ka seda digitaliseerimist aidata laiemalt toetada, kuid nende koha peal võib tekkida selline probleem, et nad on liialt tehnilised ja vaatavad seda asja ainult tehnoloogia võtmes. Ehk siis selline üldine arusaamine äriprotsessidest ja nende toimimisest võib jääda natukene tahaplaanile, mis jällegi ettevõttele ei pruugi alati kasu tuua. IT-tugiisik, kes üldjuhul lahendab tehnilisi probleeme, ei ole ka selgelt digimentor, sest nemad on pigem sellised seadmepõhised inimesed ja ütleme nii, et sellist tervikut head lahendust siit oodata oleks natukene liig.
erinevad juhtkonna konsultandid, kes on ilma digipädevuseta, siin ongi siis rõhk digipädevusel. Üldiselt siis juhtkonna konsultandid, kes siis nõustavad juhtkonda erinevatel finants- või juhtimisalastes küsimustes, kui neil ei ole digiteadmisi, siis kindlasti nad digimentori rolli ei sobi. Siis veel andmeanalüütik või BI-spetsialist. Ka nende puhul on kaheldav digimentori rolli sobivus, sest andmeanalüütikud kipuvad probleeme lahendama andmetega ja vaatama seda ainult andmete kontekstis, ehk see võib jääda liiga kitsaks see vaatenurk. Millised on siis digimentori rollid? Et digimentor peab aru saama teie ettevõttes toimuvatest äriprotsessidest ja selle jaoks üldjuhul on digimentoril suhteliselt piiratud aeg. Seega, mida kogenuma digimentor, seda paremini saab ta teie äriprotsessidest aru ja siinkohal tuleb kindlasti ka selline valdkonnaalane kogemus kasuks. Siis digimentor suudab üles leida kitsaskohad, mis on protsessides ja aitab siis ka neid probleeme sõnastada. Jällegi arusaamine, et mis probleemi me mingisuguse digilahendusega lahendame, on üsna triviaalne, kõlab triviaalselt, aga tegelikkuses on see kõige alus. Et kui me nüüd ei pööra tähelepanu sellele, et me ei defineeri hästi ära, mis probleemiga on tegu ja mida me hakkame lahendama, siis võib kogu see protsess minna untsu ja see tihtipeale tuleb välja alles seal kuskil lõppfaasis, kui saame aru, et see, mis me tegime, ei ole see, mida meil vaja oli. Digimentor siis oskab analüüsida protsesside tõhusust. See on nüüd midagi, mida ettevõtjal endal on hästi keeruline teha, olles ise töötanud äriprotsessidega, siis ettevõtjal on keeruline tajuda, mis on need raiskamise kohad nendes protsessides. Sest igapäevaselt neid tegevusi tehes tundubki see loogiline ja see kõige parem viis, mis alati ei pruugi tõsi olla. Seega digimentori poolt pakutav selline kolmanda osapoole roll või kõrvaltvaataja roll siinkohal annab väga paljugi efekti. Siis prioriteetide seadmine digitaliseerimisel on ka midagi, mida digitaliseerimisega alustamisel on raske endal võib-olla kohe niimoodi hoomata, sest tahaks ju kõike teha ja tahaks ju kõike saada. Aga iga projekt ja iga digitaliseerimine võtab oma aja, mis on see esimene asi, mida me teeme. Ja samamoodi ei ole meil ka piiramatud ressursid, rahalised ja ajalised, seega mis on see koht, kuhu me paneme selle esimese panuse, et saada kõige suurem tulemus kätte. Ja loomulikult annab ettevõtte digiküpsusele üldise hinnangu. Ehk sellised võiksid olla siis peamised digimentori rollid. Nüüd tehnoloogiate valik. Digimentoril on laiemad teadmised tehnoloogiate osas ja nende rakendamise kogemus. Seega, kui te nüüd hakkate tehnoloogia valikut tegema, siis see kogemus on küll koht, millele toetuda, sest ütleme nii, et tehnoloogiaid üldjuhul on palju ja nendes orienteerumine tihtipeale tähendab seda, et te peaksite kõiki neid proovima, katsetama, kui teil on selleks aeg olemas, on see mõeldav, kui seda aega ei ole, mida üldjuhul ei ole, siis kahjuks seda niimoodi teha ei saa. Erinevate teenusepakkujate valik, see tundub ka esmapilgul selline hästi lihtne ja eks ta läbirääkimiste faasis ongi teenusepakkujatega kõik hästi meeldiv, kuid kõige olulisem ju teenusepakkuja puhul on see, et kui tekib mingisugune raske olukord või mingisugune murekoht, et kuidas siis asjad toimivad. Nüüd digimentor siinkohal oma rollis saab siis anda nõu, tal ilmselt on kogemus sarnastest
olukordadest ja lahendustest, kus siis mõni teenusepakkuja on oma teenuseid pakkunud ja teab teile soovitada parimaid. Samamoodi parimad praktikad on midagi, mida on raske ilma selle ala sees olemata nagu talletada ja meelde jätta, ehk siis digimentori teadmised parimatest kasutatud praktikatest, kogemused juba läbi tehtud lahenduste, ka läbi tehtud ebaõnnestumiste osas on selline väga väärtuslik materjal, mis aitab teie projekti paremini õnnestuda. Ja sõltumatu nõu eelkõige, sest digimentori sõltumatus on tema selline alustala ja sõltumatu nõu on siis eelkõige ikkagi esikohal, siinkohal on ettevõtte vajadused. Digimentori rolliks on ka tegevuskava loomine, ehk siis nagu me enne rääkisime, mida teha esimesena, mis annab suurima mõju, aga ka panna paika siis üldine aja- ja kuluraamistik, kuna kõik me oleme ümbritsetud erinevate piirangutega, kas siis ajalise ressursi või siis rahalise ressursi osas, siis on see ülioluline. Ja kui nüüd selliseid piiranguid ette ei ole pandud, siis väga tihti juhtub see, et me saame üks hetk aru, et meil sai kas aeg otsa või sai raha otsa, aga tulemust ei ole. See on siis kindlasti selline olukord, mida kõik me tahaksime vältida, minnes digiprojekti tegema, aga selleks ongi oluline mõelda projekti alguses läbi. Digiprojekti planeerimine laiemalt, mis tihtipeale probleemid selles valdkonnas ongi see, et selline õhinapõhiselt lähenedes tundub kõik väga roheline alguses ja võimalik, et küll ma selle aja leian ja küll ma ikka saan ja see on nii huvitav ja põnev, aga kohe, kui tulevad sellised raskemad momendid, siis võib ajaga minna väga kehvasti. Ehk siis digiprojekt tuleb planeerida ja tuleb läbi mõelda, et kõikidel osapooltel oleks vastav ressurss olemas. Mentor võib siis toetada ka projektijuhi rollis vajadusel, kuigi üldjuhul ta seda ei tee, aga kuna ta projekti juhtimist tunneb ja on varasemad projektides olnud, siis üldjuhul võib ka seda teha. Ja kindlasti on mentori roll osaleda siis tarkvara ja lahenduse pakkujate valikus. Ehk siis tarkvara on siis see programm või tarkvara, mida te kasutusele võtate, ja lahenduse pakkuja on siis see keegi, kes siis seda tarkvara pakub ja sellele ka tuge pakub. Et see on niisugune väga pikaajaline suhe omakorda, mis tihtipeale võib kesta teil aastaid või ka aastakümneid, eriti kui me räägime näiteks ERP-lahenduste valimisest. Digiprojekti elluviimisel digimentori rolliks on siis suhtlus erinevate IT-partneritega. Siin just kui te olete ette võtnud esimese digiprojekti ja seda üritate ellu viia, siis võib tunduda ka selline sõnavara natukene keeruline või harjumatu, mis võib-olla digipartneritega suheldes tuleb, siis siinkohal on digimentoril just see roll seda toetada ja aidata siin mõista üksteist paremini. Riskide ennetamine ja õigete otsuste tegemine, see on midagi, millest digimentor oma kogemusest saab just kaasa rääkida. Ja rõhk sõnal otsuste tegemine ja ennetamine, ehk siis riskid, kui me suudame neid ennetada, ei pea alati realiseeruma ja see on tegelikult projekti seisukohast ülioluline. Koolitused ja juhendamine tööprotsessides, see on ka midagi, mida digimentor teha saab meeskonna toetuseks, ehk siis aidata meeskonna järgi, aidata muudatusi juhtida ja vajadusel ka mingisuguseid tehnilisi oskusi täiendada. Ehk siis, mis siis ettevõtja kasu on sellest, et digimentor kaasata? Ettevõtja kasu ongi esimese asjana kindlasti ajavõit ja selgus otsustamisel.
ehk siis ei ole vaja ise kõiki neid ämbreid läbi kolistada, vaid digimentor teab oma kogemusest teid suunata ja selle tõttu tekib siis oluline ajavõit. Mentori kogemus võib anda ka suuna, et kuidas ja milliste lahendustega digitaliseerimisele edasi minna. Kindlasti raha säästmine on kasu, mida saab ettevõtja. Ettevõtja üldjuhul on hästi hõivatud inimene ja ei pruugi olla tal piisavalt aega ja tihti kipub olema olukord, kus vahendeid napib, aga just see ajamoment on võib-olla siin see kõige olulisem, et tajuda seda, et see projekt võib olla pikaajaline ja sinna on vaja kogu aeg panustada. Ja kui me räägime nüüd väiksematest ettevõtetest, siis tihtipeale väiksema ettevõtja on ka mõnes muus rollis väga olulisel kohal, ehk selle ettevõtte raha teenimisvõimekus võib sõltuda sellest, kui palju selle ettevõtte juht suudab siis panustada sinna oma aega. Aga kui see aeg nüüd ära suunata digiprojekti juhtimisele, juhtubki see, et ettevõtte tulu potentsiaal väheneb oluliselt. Ja lisaks raha säästmisel on nüüd digitaliseerimise projektiskoop oluline, mida arvestada, mis on täpselt need asjad, mida teha ja mida mitte teha. Kõik see tuleb arvesse võtta. Protsesside parem kvaliteet, kuna digimentor on keegi, kes on kursis erinevate ettevõtete protsessidega ja tal on kogemus protsesside korraldamisest ja nende kaardistamisest ja protsesside analüüsimisest, siis oskab ta suht kiiresti teile näidata kätte, kus on kitsaskohad, millega tuleks tegeleda ja seada prioriteete, mis on need esimesed asjad. Ja loomulikult eelpool mainitud riskide maandamine ja riskide juhtimine. Ehk õige tehnoloogia, valik, läbimõeldud tegevuskava, kõik see on midagi, mis vähendab siis teie projekti võimalikke riske. Nüüd muudatuste juhtimisest me eelpool rääkisime pikemalt. See on väga oluline koht ja digiprojektides eriti just selline inimeste poolne vastuvõtlikkus, sest tihtipeale võivad projektid tehniliselt olla sooritatud ideaalselt, aga millegipärast see rakendus töösse ei saa, sellepärast et inimesed ei ole nõus selle kasutusele võtma. Ehk siis digimentor aitab siinkohal siis töötajaid kaasata ja muudatustega harjuda. Ja digiprojektide puhul on üsna tavaline see, et tekib selline vastumeelsus või vastupanu inimeste poolt. See on täiesti loomulik reaktsioon ja pigem tasub seda nagu ette näha ja mõelda, kuidas sellega tegeleda, kui see, et hakata sellega vastu võitlema. Nii, aga olemegi jõudnud teise mooduli esimese osa kokkuvõtteni, et millest me siis rääkisime. Ehk siis rääkisime täna sellest, kes on digimentor, mis on tema rollid. Digimentor on siis kogemusega inimene, kes on analoogsetes projektides osalenud ja oskab teid suunata. Digimentori kaasamisel võib siis oluliselt säästa nii aega kui raha ja vähendada kogu projekti riske, ehk seeläbi teha oluliselt paremaid otsuseid. Digimentor kindlasti toob nähtavale kasu efektiivsuse, kulude ja ajasäästu kaudu. Ehk siis eelpool mainitud see aja ja rahakulu on midagi, mis peaksid tegelikult siis digimentori kaasamisel oluliselt vähenema. Ja jätke meelde, et mentor ei tee kogu tööd teie eest ära, ehk oluline on see, et kõik digiprojekti osapooled panustavad sinna vajalikul määral oma ressurssi ja digimentor on teile abiks ja juhendab teid.
mina tänan teid. See oli teise mooduli esimene osa ja kohtume peagi järgmises osas.